Ma arvan, et inimene, kes tahab olla avatud suhtlemisega ja märgata, mis maailmas toimub ja näha ka seda, mis on varem toimunud, see inimene peab mõistma piiblit, teadma piibli põhilugusid ja eriti piibli punase joonena sealt läbi jooksvat sõnumit. Miks piibel on kristlaste nii paljude inimeste jaoks püha raamat, püha kiri ja mida nad usuvad? Kui sa piibli sisu ei tea ja seda punast joont sealt üles ei leia, siis jääb kõik arusaamatuks. Ma leian, et pastoraadi piiblikooli tugevused on ülevaatlikkus ja süvitsi minek. Ühelt poolt ülevaade kõigist piibli raamatutest ja teistpidi mõnedesse peatükkidesse, mõnedesse teemadesse süvitsi minek. Ja kindlasti piiblikooli tugevuseks on usujulgus. Pastoraadi piiblikooli juures meeldib mulle see, et inimesed saavad osaleda ükskõik kust kohast nad Eestis on või tulevad. Juba sellepärast, et füüsiline osalemine ja kohaletulek on väga oluline, aga on võimalik ka veebiteel osaleda. Aga mis kõige tähtsam, seal saab ülevaate väga erinevate inimeste, õpetajate, lektorite, piibli tõlgendamise vaatenurkadest, aga ometigi räägivad nad kõik üht. See on väga rikas kogemus ja rikastav kogemus ning osadus koos kaaskursuslastega. Piiblikoolis leiab inimene selle rikkuse, mida ta mujalt ei saa, sellepärast et need lektorid, kes piiblikoolis piiblit õpetavad, need lektorid on kindlasti oma ala professionaalid ja nii rikkalikku paletti või erinevate lektorite plejaadi mujalt piiblikoolidest Eestis ei leia. Ja piiblit üksi lugeda ma julgustan, aga veel parem on seda teha koos teistega. Minu senine kogemus pastoraadi piiblikoolis õpetamisest on, et õppijate silmad säravad. Küsimused näitavad, et on piiblit ka enne loetud ja et on huvi aru saada, kes see Jumal on ja mida ta minult ootab. Julgustan tulema pastoraadi piiblikooli, sest usk iseenesest ei kasva, vaid selleks tuleb aega võtta. Kas või 2 tundi esmaspäeva õhtuti. Ja pastoraadi piiblikool kindlasti toetab usu kasvamist. See on piiblipõhine ja Kristuse keskne koht.